Kükid on üks neist harjutustest, mis enamikele meist väga ei meeldi, aga samas on hästi kasulikud ja vajalikud põlvede ja puusa liikuvuse jaoks. Võta jalad puusade laiusesse harki või natuke laiemalt. Võid pöörata varbad kergelt väljapoole, kui see on sulle mugavam. Aga jälgi seda, et kui sa nüüd hakkad istuma alla, siis sul põlved vaatavad täpselt varvastega samasse suunda. Nüüd, kui ma näitan sulle külje pealt, siis siin külje peal jälgi seda, et sa tõmbad naba sisse, ehk siis mitte sa ei tõmba puusa siia päris ette, vaid ainult natuke, nii et tunned, et sul alaselg siit ei oleks nõgus ja sul kõhulihas on siin tugev, hoitud, ehk siis kõhulihasega toetad selga. Too käed enda ette tasakaaluks kokku ja hakkad siit vaikselt istuma allapoole. Lähed täpselt nii sügavale, kui su keha lubab. Võib-olla jääd püsima siia samma. Võib-olla tuled siia põlve kõrgusele. Võib-olla saad tulla ka päris siia alla sügavasse kükki välja. Alati teed siis enda keha järgi. Kogu aeg hoiad siin naba sees, nii kui hakkad alla minema, tunned, siit kõik on toetatud. Istud nii sügavale, kui sa praegu lähed, jälgid põlved varvastega samasse suunda ja siis tasakesi tuled tagasi üles. Kui sa nüüd tunned, et sul siit alla minek on natukene ebakindel, võib-olla kardad, siis sa võid võtta appi näiteks siit tooli ja toetada käe tooli selja toele. Ja siit siis juba kõik sama. Tõmbad naba sisse ja vaikselt liigud alla. Ja nüüd sa tunned, et sul on see tugi siin alati olemas, mida sa saad kasutada ja tulla tagasi üles. Kui sa kardad üldse siia tuharaga põranda poole liikumist, siis sa võid teha ka seda, et sa võtad endale tooli ja istud siia tooli peale. Tuled siia tooli esimese kolmandiku peale, toetad jalatallad matti, võib-olla toetad veel käed reitele, aitad ennast üles, tõused siit üles ja istud siit tagasi tooli peale. Tõused, kogu aeg siit samast, naba hoiad sees ja rahulikult istud tagasi tooli peale. Nii et sa tead, et sul on alati siin see tugi olemas ja sa ei kuku kuhugi. Kui sa kükke teed, siis üks nipp või soovitus veel. Mine nii sügavale alla, et sul on veel kannad põranda peal. Ehk sa jälgid, et sul raskus ei kaldu siia ette varvastele, nii et kannad ei tule mati pealt või põrandalt lahti, vaid pigem on see, et raskus on sul kogu aeg kandade peal. Ja lähed nii sügavale, kui siit saad. Kui jõuad siia alla, tunned, kannad lähevad lahti, siis tuled tagasi üles sellisele kõrgusele, et sul kannad jäävad tagasi põranda peale.